Tere õhtust! Tundub, et eelmise saate vaatajaid kõnetas kõige rohkem maakera elustiku 6. suur väljasuremiste laine ja inimkonna võimalik koostöö maaväliste tsivilisatsioonidega. Meelis kirjutab. Huvitav oleks teada, kas on kuskil mujal veel mõni planeet, kus sealsed mõistusega olendid oleksid nii erinevad oma uskumustelt, elukorralduselt, keelte ja paljude muude tegurite poolest. Hiljuti avastati kiviaja tasemel hõimud ja otsustati neid mitte tülitada. Kokkupuude meiega rikuks nende eluviisi kohe ja jäädavalt. Mainitud hõime ainult filmiti kõrgelt. Võib-olla suhtutakse meisse samamoodi. Käimasoleva maakera elustiku suure väljasuremise laine kohta kirjutas kommentaari pühakirja hea tundja Lempit. Rahvad on saanud vihaseks ja ka sinu viha on süttinud. Kätte on jõudnud määratud aeg mõista kohut ja hävitada need, kes hävitavad maad. Arendame maakera elustiku väljasuremise teemat ja inimkonna väljavaateid ellu jääda edasi meie järgmistes saadetes. Zooloog Aleksei Turovski Ussuri tiigri päevaprobleemidest. Andres Jaadla raamatust Täiendatud ufo-päevikud. Kuulsused maavälistest tsivilisatsioonidest. Ameerika astronoom Edwin Hubble paisuvast universumist. Täna on 29. juuli aastal 2017 ja me oleme Tallinna loomaaia selles piirkonnas, kus elab võib-olla meie kuulsa loomaaia üks kõige auväärsemaid elanikke, tiiger Pootsman. Ja täna on veel selles mõttes väga eriline päev, et toimub tiigripäeva tähistamine. Ma saan aru, et see on niisugune rahvusvaheline päev. Jah, täna on tõesti absoluutselt õige päev rahvusvahelise tiigripäeva tähistamiseks. Mis seisus tiigrite elu nii vabas looduses tänaseks päevaks on välja kujunenud? Tegelikult ega ta hästi ei ole, sest tiigri elupaigad on niivõrd palju killustunud, pluss veel saakloomade baas on nii väikseks jäänud. Ja tiigreid kõige lõpuks kütitakse veel salaküttide poolt, mis on iga aasta ikkagi mõned tiigrid, mis leitakse. Ja veel hullem on näiteks Moskvas on ühes restoranis avastatud, et seal oli tiiger lausa menüüs, tiigriliha. Kuidas siis Ussuri ehk Amuri tiigri elu tuksi keerati? Ühelt poolt on seda teinud inimene Ussuri tiigri elupaikade hävitamisega. Teiselt poolt on põhjuseks olnud miljonite inimeste vääramat usk, et tiigri silmadest, suguelunditest ja ma ei tea, millest veel tehtud eliksiirid, salvid, tabletid mõjuvad inimesele kuidagi imepäraselt. Just nimelt tiiger siiski on ohustatud üle kõige. Ja asi ei ole nii palju tema kaunis nahast. Teda kütitakse Hiina meditsiiniga otseselt kultuurtraditsiooniliselt seotud selle sama idamaise traditsioonilise farmaatsia pärast. Selle jaoks teda kütitakse. See on absoluutne ja täielik jama, et tiigri silmadest tehtud mingisugune lisas silmasalvile parandab nägemist, see on täielik jama. See on absoluutne jama. See on mitte lihtsalt nonsense, eks ole. Kuna see tõepoolest tekitab usk sellesse, tekitab kohutavaid tagajärgi liikidele. Usk, et isase tiigri sugutis tehtud mingisugune leegi annab vanadele meestele, kellel on raha selleks, et 5000 euro eest osta selline pakk tablette, eks ole, mis on tõesti tiigri peenisest saadud mingisuguse asjaga segatud. Et see tõesti taastab nendele vanadele meestele, eks ole, vähemalt mälu nii
palju, et nendel tuleb meelde, kuidas seda noorpõlves tehakse, eks ole? Või midagi niisugust. See on täielik, absoluutne jama. Jumal või looja kulutas Ussuri tiigri disainimiseks 10 miljoneid aastaid. Aga siis tuli areenile tema kõrgeausus inimene ja hävitas Ussuri ehk Amuri tiigri elupaigad vähem kui 100 aastaga. Käisin Kaug-Idas Primorje Krais koos tiigriküttidega suvel 1983. Nägin seal oma silmaga seda üüratut hävitustööd, mida inimene oli Ussuri taigas sealsete seedimetsadega toime pannud. Vägevad hiiglaslikud seedrimetsad olid tohututel aladel maha saetud, sealne elustik hävitatud ja tiigrid nälga jäetud. Viimases hädas läksid tiigrid küladesse koeri või koduloomi murdma. Meeleheitel aetud loomad muutusid ohtlikuks ka inimestele. Neid meie tiigriküttidest saatjad jahtimas käisidki. Inimeste piiritu rahaahnus ja ääretu rumalus on 2 võimast jõudu, mis maakera elustiku väljasuremisele aina uut hoogu juurde annavad. Aga vähemalt mis puutub tiigri ja leopardi ja ka musta ninasarviku ja medihobukeste ja madude ja karude, kelle sapis tehakse imepreparaades, on täielik jama. Paraku on sellel jamal maailmaturul hiiglaslik käive. Päris turvalised paigad ei ole enam ka loomaaiad. Kevadel 2017 rünnati ühes Prantsusmaa loomaaias ninasarvikuid, et saada kätte see nina otsas olev nõndanimetatud sarv, mis kaalub keskeltläbi 3 kilogrammi ja selle saamiseks on nad valmis loomad kõige julmemal moel ka tapma. Räägitakse, et sellest sarvest tehakse mingisugust pulbrit, mis meeste võimekust oluliselt suurendab. Väidetavalt kummardavad niisugust usku miljonid mehed. Seetõttu ongi loomaaiad muutunud eriti ohustatud liikidele viimaseks pelgupaigaks, just nagu põgenike laagriks. Loomulikult see on põgenike laager. Ja? Nad ei jää ellu teisiti. No sama lugu on musta ninasarvikule. Musta ninasarviku sarve olluse ja see on nii koostise kui ka oma struktuuri ehituse poolest. Hobuse kabi ja sein, 1 ühele. Nii, aga selle eest võib kriminaalsel mustal turul saada kuni 80 000 eurot, kuidas sa kaitsed neid loomi looduses. Ükski salakütt pole nõustunud diiliga, mida näiteks nii mõneski Aafrika riigis pakutakse nendele. Sa saad kuuli või me laseme sind, saad, ma ei tea, pool aastat istud seal kuskil kongis ja saad vabaks, eks ole. Aga siis, kui sa ütled, kes on tellija, mitte keegi ei ole, kõik on helistanud kuuli. See on teada, see on päris mafia. Tohutu efektiivne ja tõhus majanduslik nähtus. Nii et on teada, hävitakse kogu küla, kui ta tõesti ja ütleb midagi. Meid ümbritseva keskkonna üheks komponendiks on viimastel aastakümnetel muutunud kindlasti ka nähtus, mida ingliskeelse lühendi all teame ufona, tõlgituna eesti keelde siis tundmatud lendavad objektid ja mis on üha enam tegelikult kõnetanud väga erinevate riikide kodanikke. Selle teema vastu tuntakse väga-väga suurt huvi ja tänaseks on kogunenud juba nii palju usaldusväärset informatsiooni, et täielikult eitada, öelda, et mitte midagi niisugust pole olemas, ei ole lihtsalt võimalik või ei ole mõistlik. Ja seetõttu me täna siin stuudios jätkame Andres Jaadlaga teemat, mis on siin laual Igor Volke poolt kirjutatud raamatukujul. See on ilmunud käesoleva aasta juunis ja tema pealkirjaks on täiendatud
UFO-päevikud. Andres, sa oled ka meie varasemaid saateid vaadanud ja kas me võime öelda, et sul on kunagi mingil põhjusel tekkinud ka teatud huvi nii-öelda tundmatute lendavate objektide vastu? Et ma tahaksin Juhan sind tänada selle teema tõstatamise eest Eesti telemaastikul, sest kindlasti me oleme kõik ju olnud ju salapäevikute fännid ja nii-öelda vaadanud kõiki neid maailmas toimuvaid protsesse ja nähtusi, mida me ju ei saa kuidagi seletada, aga me ei saa, nagu sa õieti ütlesid, ka eitada, et neid ei ole olemas olnud. Neil ei ole selgelt nii-öelda lahendust ja pluss veel on teatav selline valitsuste tasandi nii-öelda sügav salastatus nende ümber ja see tekitab veelgi huvi selle teema vastu, aga kahtlemata ma siin ka kõigile televaatajatele siis teeksin Igori raamatule reklaami, ma ei tea, kas tohib televisioonis. No ikka raamat on laua peal ja ma palun sinul natuke ka sellest raamatust rääkida. Et ta on väga mõnus nii-öelda saatekülaline sul läbi kogu nende saadete sul olnud ja väga argumenteeritult ja tegelikult ka pragmaatiliselt nagu lahti rääkinud, et teinekord see UFO teemaga minnakse ka sinna väga müstikasse ja hakatakse sellist nagu hämarat juttu teinekord ajama ja Igor Volke on küll nagu näidanud ennast läbi aastate sellise võib-olla alguses oli raske nagu mõista inimestele, et mida ta räägib ja mis andmed ta kogub ja süstematiseerib, aga siia raamatusse ta on ikkagi väga selgelt ja väga nii-öelda kommentaaridega kirja pannud kõik need nii-öelda vaatlusandmed ja nii-öelda tegelikult ka faktoloogia, et mis on toimunud ja mida nende põhjal võiks nagu järeldada. Siin on ka väga rikkaliku piltmaterjaliga asjad, nii et ja väga nii-öelda sellised nii-öelda salastatud paberid, mida siin on originaaldokumentidena koopiatena, originaaldokumentide koopiatena juurde pandud, et siis kindlasti ma soovitaks see raamat läbi lugeda. Ma ise seda päriselt läbi lugeda ei ole jõudnud, aga küll ma soovitaks seda teistele. Küsin kohe seoses selle raamatuga, kas me peaksime selle temaatikaga üldse tegelema? Mõned inimesed arvavad, et see on mõttetu aja raiskamine ja tühi tuule tallamine. Missugune on sinu arvamus? Kas see teema, tundmatute lendavate objektide teema väärib seda, et haritud arukad inimesed võtavad vaevaks ja selle üle veidi mõtlevad? Ma arvan absoluutselt, seda on ju tehtud aastakümneid enne meid ja aastasadu enne meid ja tehakse tulevikus, sest meil on maa ajaloost, tsivilisatsiooni ajaloost ja ka viimase aja ajaloost, nii nagu Igor siin raamatus kirjutab, selgeid nähtusi, mida me ei suuda seletada ja inimvaimu edasiloov mõte, see ongi see, et proovitakse lahti mõtestada nendest asjadest, mida me kuidagi täna aru ei saa. Ja ilmselgelt need nii-öelda vaatlusandmed ja need faktid, mis me täna teame UFO-de kohta, need eeldavad minu meelest just vastupidi selliste haritud, intelligentsete, teadlase taustadega inimeste edasi uurimist selles valdkonnas. Mis siis tegelikult toimub? Mis nähtusega on tegemist? Kui pikalt on see meie maakeral juba olnud ja kuidas meie see üldse tekkisime? See tekitab nagu mitut küsimust. Me siin vaatame neid mitmeid jooniseid seal Lõuna-Ameerika platoodel ja kõiki kogu seda püramiidide asja ja kogu seda, et tsivilisatsioon on ikkagi ei saa välistada, et tsivilisatsioon nende reaalsete faktide põhjal on võimalik tulnud meile kuskilt väljaspoolt meie planeeti, et seda nii-öelda teooriat või seda nii-öelda arusaama peaks minu meelest edasi uurima, et see ei ole mingisuguse äärmisliku grupi selline grupiteraapia, vaid pigem ma näen, et siin on tegemist ikkagi sellise teemaga, mille süsteemne ja pidev uurimine võib-olla annab meile mingil hetkel vastuseid ja võib-olla ka aitab meid oma arenguid paremini mõista, kuhu me praegu liikumas oleme. Ja võib-olla selliste raamatute kaudu me mingi aja möödudes näeme, kuidas me oleme siis oma mõtlemises ja asjadest arusaamises edasi arenenud ning kindel on see,
et täna me teame alles üsna vähe sellest, mis tegelikult eksisteerib, mis on olemas. Eelmises saates me tõime ühe niisuguse näite, et kui aastal 1919 olid teadlased kindlad, et eksisteerib vaid üks galaktika universumis ja see on meie linnutee, siis 21. sajandi alguseks oli tekkinud kindel arusaamine, et ühe galaktika asemel on universumis tegelikult vähemalt 140 miljardit galaktikat. Ühe sajandi jooksul oli meie arusaamine pööraselt arenenud, laienenud, suurenenud ja täna on väga raske ennustada, missugune on meie arusaamine asjadest näiteks 22. sajandi algul. Kaasaegse astronoomia tähtsamaid avastused tehti 1920. aastatel. Need muutsid astronoomide arusaama maailmaruumist ja meie kohast selles igaveseks. Varem uskus suurem osa astronoome, et meie linnutee moodustabki kogu universumi. Linnutee on rohkem kui 200 miljardist tähest koosnev galaktika, mille läbimõõt on 100 000 valgusaastat. Aastal 1924 leiti aga esimesi tõendusi selle kohta, et väljaspool meie galaktikat on veel olemas teisitki galaktikad. USA-s asuvas Mount Wilsoni observatooriumis tehtud vaatlused näitasid, kauged ja kahvatud valguspilved maailmaruumi sügavustes on tegelikult terved galaktikad. Nende avastusteni jõudis 20. sajandi üks silmapaistvaid astronoome, ameeriklane Edwin Hubble. Alustame tema värvika eluloo tutvustamist tänase saate lõpuminutitel. Järgnevas saatelõigus anname ülevaate kuulsustest, maailma nimega teadlastest ja poliitikutest, kirjanikest ja ajakirjanikest, filmimeestest ja muusikutest, kes on aegade jooksul teinud väga tähelepanuväärseid avaldusi seoses maaväliste tsivilisatsioonidega. Alustame president Ronald Reaganist ja lõpetame filminäitleja Marilyn Monroega. Omapoolseid kommentaare jagab ufoloog Igor Volke. President Reagani ja peasekretär Gorbatšovi esimese tippkohtumise ajal Genfis novembris 1985 esitas USA president Gorbatšovile üsnagi ootamatu küsimuse. President Reagan suddenly said to me, what would you do if the United States were attacked by someone from outer space? Would you help us? I said, no doubt about it. He said, we too. Väidetavalt oli president Reagani kuulus tähesõdade programm algselt mõeldud mitte niivõrd Nõukogude Liidu tuumarakettide tõrjumiseks, kuivõrd teistelt planeetidelt pärit tulnukate vastu võitlemiseks. Järgnev president Ronald Reagani avaldus pärineb aastast 1987 ja see on tehtud New Yorgis ÜRO Peaassamblee 42. istungjärgul esinedes. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe, we'd forget all the little local differences that we have between our countries, and we would find out once and for all that we really are all human beings here on this earth together. Well, I don't suppose we can wait for some alien race to come down and threaten us, but I think that between us we can bring about that realization. Ronald Reagan oli esimene USA president, kes rääkis avalikult maaväliste tsivilisatsioonide võimalikust rünnakust inimkonna vastu. President Reaganil ja tema abikaasal Nancyl oli ka isiklik UFO-vaatluse kogemus. See pärines ajast, mil Reagan oli aastatel 1967 kuni 1975 California osariigi kuberner. Inimkonna suhted maaväliste tsivilisatsioonidega on olnud korduvalt kõne all ka ÜRO kabinettides. Ei ole välistatud nüüd arvestades seda väidet, et maaväline mõistus on diskreetselt astunud meiega koostöösse peale teist maailmasõda,
siis diskreetsuse varja periood ei ole ju pikk, see on 1,5 inimpõlve nibin-nabin. Ja see tähendab seda, et nüüd juba ennast panna ise maavälise mõistuse esindaja positsiooni ja küsida, kellega me peaksime läbirääkimist alustama legitiimselt. Sest et grupiti on, kuid grupivõim on korporatiivne ja ei kujuta suure avalikkuse või tsivilisatsiooni. Selleks on meil olemas ÜRO, kes tänaseks on liialt nõrk, liialt nõrgalt välja arenenud. Aga meenutan paar aastat tagasi Maslan Otman, astrofüüsik Malaisiast, valiti ju UNOSA maavälise maailmaruumi kasutamise komisjoni esinaiseks, kelle pädevust laiendati teemadega, mis puudutavad maavälise tsivilisatsiooniga kokkupuutumist. Suurriikide ja suurriikide kõrval olevate eragrupeeringute teadaolev maavälise mõistusega kontakti ja koostööinformatsioon on liialt kaua kinni hoitud ja seda tuleks nagu nüüd kiiremas korras valmistada ette selliselt, et ta jõuaks assimileeruda või omaks võetud saada meie tänase tsivilisatsiooni, veel enam siis homse põlvkonna poolt. Viimastel aastatel on inimkonna ja maaväliste tsivilisatsioonide suhete teemal korduvalt sõna võtnud füüsikateoreetik ja kosmoloog, Cambridge'i ülikooli endine matemaatikaprofessor Stephen Hawking. Tema järgnevad mõtteavaldused jõudsid maailma avalikkuse ette aastal 2016. Inimkond elab oma ajaloo ühel kõige ohtlikumal sajandil. Kiired arengud teaduse ja tehnoloogia valdkonnas toovad endaga kaasa ka suuri väljakutseid inimkonna edasikestmisele. Suurimad ohud inimkonnale on seotud tuumarelvade arendamisega ja geneetiliselt muundatud viirustega. Me ei ole maailmaruumis üksi. Maavälised tsivilisatsioonid on meist oluliselt kõrgemal arengutasemel. Me peaksime olema ettevaatlikud oma olemasolust teavitamisega, mis tahes maavälistele tsivilisatsioonidele. Juhul kui maavälised tsivilisatsioonid külastavad maakera, ei pruugi tagajärjed olla paremad kui need, mis kaasnesid Kolumbuse saabumisega Ameerikasse. Tulnukad võivad maakera rünnata ressursside hankimiseks ning seejärel oma teekonda jätkata. Kust võiksid tulnukad meie juurde saabuda? Kas Proxima Centaurilt? Võib-olla, kunagi ei tea. Antud juhul hoiatab professor Hawking inimkonda seoses planeediga Gliese 832c. Planeet asub maakerast ligikaudu 16 valgusaasta kaugusel. See ei ole esimene kord, kui Hawking on hoiatanud inimkonda vaenulike tulnukate eest. Aastal 2010 väljendas professor Hawking oma arvamust seoses võimalusega, et inimkond astub maavälise mõistusega ühendusse, läkitades enda kohta signaale kosmosesse. Möödunud aastal seoses pöördelise tähtsusega projekti käivitamisega, mille raames läkitatakse maakeralt lähima miljoni tähe suunas signaale, avaldas professor Hawking järgmist arvamust. Meie signaale lugevad tsivilisatsioonid on tõenäoliselt oma arengus inimkonnast kaugemale jõudnud miljardite aastate võrra. Ja juhul, kui see peaks tõepoolest nii olema, siis on nad meiega võrreldes tohutult võimekamad ja ei arva meist rohkem, kui meie arvame bakteritest. Tulnukad eksisteerivad peaaegu kindlasti, kuid inimkond peaks hoiduma nendega ühendusse astumast. Ühel päeval võib juhtuda, et võtame vastu signaali niisugused planeedilt, nagu seda on Gliese 832c. Kuid me peaksime olema ettevaatlikud saabunud signaalidele vastamisega meist rohkem arenenud eluvormidele. Mõne vanema põlvkonna astronomide arvates on juba siiski vist liiga hilja, kuna me oleme enda kohta signaale maailmaruumi läkitanud aastakümneid. Kõigele vaatamata me ei peaks inimkonna arengutempot aeglustama või seda koguni tagasi pöörama. Küll aga peaksime mõistma reaalseid ohtusid ja püüdma neid kontrolli all hoida.
Samal ajal kogu maailma teadlased arendavad hoogsalt edasi oma kosmoseprogramme eesmärgiga selgitada lähikümnenditel välja maavälise intelligentse elu olemasolu. Maakera tipp-poliitikud võistlevad omavahel liidrikoha pärast seoses maavälise elu otsingutega. Hiina prioriteediks on oma võimekuse suurendamine kosmose uurimisalal ja on selles valdkonnas teistest sammu võrra ees. Hiinlased on ehitanud ja tööle rakendanud maailma suurima raadioteleskoobi antenni läbimõõduga 500 meetrit. Projekt, mis käivitati 28. septembril 2016, võib välja peilida mitmesuguseid kummalisi objekte, mis võimaldavad paremini mõista maailmaruumi päritolu ja kiirendada globaalset jahti maavälisele elule. Mais 2017 läbis maailma meediakanaleid järjekordne pommuudis seoses kunagise Hollywoodi staari Marilyn Monroega. Kinodesse jõudis maailma nimega ufoloogi Stephen Greeri uus dokumentaalfilm, milles väidetakse. Monroe tapeti, kuna ta teadis tulnukate olemasolust ja ähvardas salastatud informatsiooni nende kohta avalikustada. Uues dokumentaalfilmis väidetakse, et Monroe teadis president John Kennedy ja tema venna Robert Kennedy käigust Nevada kõrbes asuvasse Edwardsi õhujõudude baasi, piirkonda 51, mida seostatakse ufodega. Kennedytele olevat näidatud salastatud objekte ja edastatud informatsioon, mis puudutab maavälist. Uuriv ajakirjanik Dorothy Kilgallen salvestas salaja Monroe telefonikõnesid ja sai aru, et näitlejanna teab USA riigisaladustest nii mõndagi, kaasa arvatud seda, et maad on külastanud olendid teistelt planeetidelt. Stephen Greeri uus dokumentaalfilm toob ekraanile dokumendid, mis väidetavalt kinnitavad Hollywoodi staari surma tegelikke asjaolusid. Aastal 1990 lennutati maalähedasele orbiidile teleskoop, millele oli pandud nimeks Hubble. Läbi selle teleskoobi hakkas inimkond nägema üüratu suurt maailma, mille olemasolu oli varem parimal juhul vaid aimatud. Miks ristiti teleskoop just Ameerika astronoomi Edwin Hubble'i perekonnanime järgi? 20. sajandi üks silmapaistvamaid astronoome, ameeriklane Edwin Hubble oli esimene inimene, kes taipas. Universum ei koosne ühest galaktikast, meie linnuteest, vaid tohutu suurest arvust galaktikatest. Aastal 1929 jõudis Edwin Hubble ka järeldusele, et universum paisub. Selgus, et mida kaugemal galaktika maakerast asub, seda kiiremini ta meist eemaldub. Jätame siinkohal pooleli Ameerika astronoomi Edwin Hubble'i eluloo ja teaduslike saavutuste kirjeldamise ning jätkame seda juba meie järgmises saates. Igal juhul väärib see mees väga-väga tõsist tähelepanu, sest just tema ongi olnud inimene, tänu kellele meie arusaamine universumist viimase sajandi jooksul on niivõrd olulisel moel muutunud. Järgmises saates saate teada ka seda, miks ronivad pruunkarud mõnedes Rumeenia linnades elumajade katustele. Karude kummalisel käitumisel ei ole mingit pistmist maaväliste tsivilisatsioonidega, küll aga on olemas otsene seos maakera elustiku 6. väljasuremise lainega. Tänan teid kõiki vaatamast ja kuulamast ning kohtume juba 2 nädala pärast. Kõike head! Nendest asjadest, mida me kuidagi täna aru ei saa. Ja ilmselgelt need nii-öelda vaatlusandmed ja need faktid, mis me täna teame,
ufode kohta. Need eeldavad minu meelest just vastupidi selliste haritud, intelligentsete, teadlase taustadega inimeste edasi uurimist selles valdkonnas. Mis siis tegelikult toimub? Mis nähtusega on tegemist? Kui pikalt on see meie maakeral juba olnud ja kuidas meie see üldse tekkisime? See tekitab nagu mitut küsimust. Me siin vaatame neid mitmeid jooniseid seal Lõuna-Ameerika platoodel ja kõiki kogu seda püramiidide asja ja kogu seda, et tsivilisatsioon on ikkagi ei saa välistada, et tsivilisatsioon nende reaalsete faktide põhjal on võimalik tulnud meile kuskilt väljaspoolt meie planeeti, et seda nii-öelda teooriat või seda nii-öelda arusaama peaks minu meelest edasi uurima, et see ei ole mingisuguse äärmisliku grupi selline grupiteraapia, vaid pigem ma näen, et siin on tegemist ikkagi sellise teemaga, mille süsteemne ja pidev uurimine võib-olla annab meile mingil hetkel vastuseid ja võib-olla ka aitab meid oma arenguid paremini mõista, kuhu me praegu liikumas oleme. Ja võib-olla selliste raamatute kaudu me mingi aja möödudes näeme, kuidas me oleme siis oma mõtlemises ja asjadest arusaamises edasi arenenud ning kindel on see, et täna me teame alles üsna vähe sellest, mis tegelikult eksisteerib, mis on olemas. Eelmises saates me tõime ühe niisuguse näite, et kui aastal 1919 olid teadlased kindlad, et eksisteerib vaid üks galaktika universumis ja see on meie linnutee, siis 21. sajandi alguseks oli tekkinud kindel arusaamine, et ühe galaktika asemel on universumis tegelikult vähemalt 140 miljardit galaktikat. Ühe sajandi jooksul oli meie arusaamine pööraselt arenenud, laienenud, suurenenud ja täna on väga raske ennustada, missugune on meie arusaamine asjadest näiteks 22. sajandi algul. Kaasaegse astronoomia tähtsamaid avastused tehti 1920. aastatel. Need muutsid astronoomide arusaama maailmaruumist ja meie kohast selles igaveseks. Varem uskus suurem osa astronoome, et meie linnutee moodustabki kogu universumi. Linnutee on rohkem kui 200 miljardist tähest koosnev galaktika, mille läbimõõt on 100 000 valgusaastat. Aastal 1924 leiti aga esimesi tõendusi selle kohta, et väljaspool meie galaktikat tegurite poolest. Hiljuti avastati kiviaja tasemel hõimud ja otsustati neid mitte tülitada. Kokkupuude meiega rikuks nende eluviisi kohe ja jäädavalt. Mainitud hõime ainult filmiti kõrgelt. Võib-olla suhtutakse meisse samamoodi. Käimasoleva maakera elustiku suure väljasuremise laine kohta kirjutas kommentaari pühakirja hea tundja Lempit. Rahvad on saanud vihaseks ja ka sinu viha on süttinud. Kätte on jõudnud määratud aeg mõista kohut ja hävitada need, kes hävitavad maad. Arendame maakera elustiku väljasuremise teemat ja inimkonna väljavaateid ellu jääda edasi meie järgmistes saadetes. Zooloog Aleksei Turovski Ussuri tiigri päevaprobleemidest. Andres Jaadla raamatust Täiendatud ufopäevikud. Kuulsused maavälistest tsivilisatsioonidest. Ameerika astronoom Edwin Hubble paisuvast universumist. Täna on 29. juuli aastal 2017 ja me oleme Tallinna loomaaia selles piirkonnas, kus elab võib-olla meie kuulsa loomaaia üks kõige auväärsemaid elanikke, tiiger Pootsman. Ja täna on veel selles mõttes väga eriline päev, et toimub nii-öelda tiigripäeva tähistamine. Ma saan aru, et see on niisugune rahvusvaheline päev. Jah, täna on tõesti absoluutselt õige päev rahvusvahelise tiigripäeva tähistamiseks.
Mis seisus tiigrite elu nii vabas looduses tänaseks päevaks on välja kujunenud? Tegelikult igatahes hästi ei ole, sest tiigri elupaigad on niivõrd palju killustunud, pluss veel saakloomade baas on nii väikseks jäänud ja tiigreid kõige lõpuks kütitakse veel salaküttide poolt, mis on iga aasta ikkagi mõned tiigrid, mis leitakse ja veel hullem on näiteks Moskvas on ühest restoranis avastatud, et seal oli tiiger lausa menüüs, tiigriliha. Kuidas siis Ussuri ehk Amuri tiigri elu tuksi keerati? Ühelt poolt on seda teinud inimene Ussuri tiigri elupaikade hävitamisega. Teiselt poolt on põhjuseks olnud miljonite inimeste vääramatu usk, et tiigri silmadest, suguelunditest ja ma ei tea, millest veel tehtud eliksiirid, salvid, tabletid mõjuvad mõni planeet, kus sealsed mõistusega olendid oleksid nii erinevad oma uskumustelt, elukorralduselt, keelte ja paljude muude tegurite poolest. Hiljuti avastati kiviaja tasemel hõimud ja otsustati neid mitte tülitada. Kokkupuude meiega rikuks nende eluviisi kohe ja jäädavalt. Mainitud hõime ainult filmiti kõrgelt. Võib-olla suhtutakse meisse samamoodi. Käimasoleva maakera elustiku suure väljasuremise laine kohta kirjutas kommentaari pühakirja hea tundja Lempit. Rahvad on saanud vihaseks ja ka sinu viha on süttinud. Kätte on jõudnud määratud aeg mõista kohut ja hävitada need, kes hävitavad maad. Arendame maakera elustiku väljasuremise teemat ja inimkonna väljavaateid ellu jääda edasi meie järgmistes saadetes. Zooloog Aleksei Turovski Ussuri tiigri päevaprobleemidest. Andres Jaadla raamatust Täiendatud ufopäevikud. Kuulsused maavälistest tsivilisatsioonidest. Ameerika astronoom Edwin Hubble paisuvast universumist. Täna on 29. juuli aastal 2017 ja me oleme Tallinna loomaaia selles piirkonnas, kus elab võib-olla meie kuulsa loomaaia üks kõige auväärsemaid elanikke, tiiger Pootsman. Ja täna on veel selles mõttes väga eriline päev, et toimub tiigripäeva tähistamine. Ma saan aru, et see on niisugune rahvusvaheline päev. Jah, täna on tõesti absoluutselt õige päev rahvusvahelise tiigripäeva tähistamiseks. Mis seisus tiigrite elu nii vabas looduses tänaseks päevaks on välja kujunenud? Tegelikult igatahes hästi ei ole, sest tiigri elupaigad on niivõrd palju killustunud, pluss veel saakloomade baas on nii väikseks jäänud ja tiigreid kõige lõpuks kütitakse veel salaküttide poolt, mis on iga aasta ikkagi mõned tiigrid, mis leitakse ja veel hullem on näiteks Moskvas on ühest restoranis avastatud, et seal oli tiiger lausa menüüs, tiigriliha. Kuidas siis Ussuri ehk Amuri tiigri elu tuksi keerati? Ühelt poolt on seda teinud inimene Ussuri tiigri elupaikade hävitamisega. Teiselt poolt on põhjuseks olnud miljonite inimeste vääramatu usk, et tiigri silmekuse suurendamine kosmose uurimisalal ja on selles valdkonnas teistest sammu võrra ees. Hiinlased on ehitanud ja tööle rakendanud maailma suurima raadioteleskoobi antenni läbimõõduga 500 meetrit. Projekt, mis käivitati 28. septembril 2016, võib välja peilida mitmesuguseid kummalisi objekte, mis võimaldavad paremini mõista maailmaruumi päritolu ja kiirendada globaalset jahti maavälisele elule. Mais 2017 läbis maailma meediakanaleid järjekordne pommuudis seoses kunagise Hollywoodi staari Marilyn Monroega.
Kinodesse jõudis maailma nimega ufoloogi Stephen Greeri uus dokumentaalfilm, milles väidetakse. Monroe tapeti, kuna ta teadis tulnukate olemasolust ja ähvardas salastatud informatsiooni nende kohta avalikustada. Uues dokumentaalfilmis väidetakse, et Monroe teadis president John Kennedy ja tema venna Robert Kennedy käigust Nevada kõrbes asuvasse Edwardsi õhujõudude baasi piirkonda 51, mida seostatakse ufodega. Kennedytele olevat näidatud salastatud objekte ja edastatud informatsioon, mis puudutab maavälist. Uuriv ajakirjanik Dorothy Kilgallen salvestas salaja Monroe telefonikõnesid ja sai aru, et näitlejanna teab USA riigisaladustest nii mõndagi, kaasa arvatud seda, et maad on külastanud olendid teistelt planeetidelt. Stephen Greeri uus dokumentaalfilm toob ekraanile dokumendid, mis väidetavalt kinnitavad Hollywoodi staari surma tegelikke asjaolusid. Aastal 1990 lennutati maalähedasele orbiidile teleskoop, millele oli pandud nimeks Hubble. Läbi selle teleskoobi hakkas inimkond nägema üüratu suurt maailma, mille olemasolu oli varem parimal juhul vaid aimatud. Miks ristiti teleskoop just Ameerika astronoomi Edwin Hubble'i perekonnanime järgi? 20. sajandi üks silmapaistvaid astronoome, ameeriklane Edwin Hubble oli esimene inimene, kes taipas. Universum ei koosne ühest galaktikast, meie linnuteest, vaid tohutu suurest arvust galaktikatest. Aastal 1929 jõudis Edwin Hubble ka järeldusele, et universum paisub. Ta on ninaserviku, musta ninaserviku sarveolluse ja see on nii koostise kui ka oma struktuuri ehituse poolest. Hobuse kabi, kabja sein, üks ühele. Nii, aga selle eest võib kriminaalsel mustal turul saada kuni 80 000 eurot, kuidas sa kaitsed neid loomi looduses. Ükski salakütt pole nõustunud diiliga, mida näiteks nii mõneski Aafrika riigis pakutakse nendele. Sa saad kuuli või me laseme sind, saad, ma ei tea, pool aastat istud seal kuskil kongis ja saad vabaks, eks ole. Aga siis, kui sa ütled, kes on tellija, mitte keegi ei ole, kõik on helistanud kuuli. See on teada, see on päris mafia. Tohutu efektiivne ja tõhus majanduslik nähtus. Nii et on teada, hävitakse kogu küla, kui ta tõesti, ütleb midagi. Meid ümbritseva keskkonna üheks komponendiks on viimastel aastakümnetel muutunud kindlasti ka nähtus, mida ingliskeelse lühendi all teame ufona, tõlgituna eesti keelde siis tundmatud lendavad objektid ja mis on üha enam tegelikult kõnetanud väga erinevate riikide kodanikke. Selle teema vastu tuntakse väga-väga suurt huvi ja tänaseks on kogunenud juba nii palju usaldusväärset informatsiooni, et täielikult eitada, öelda, et mitte midagi niisugust pole olemas, ei ole lihtsalt võimalik või ei ole mõistlik. Ja seetõttu me täna siin stuudios jätkame Andres Jaadlaga teemat, mis on siin laual Igor Volke poolt kirjutatud raamatukujul. See on ilmunud käesoleva aasta juunis ja tema pealkirjaks on täiendatud ufopäevikud. Andres, sa oled ka meie varasemaid saateid vaadanud ja kas me võime öelda, et sul on kunagi mingil põhjusel tekkinud ka teatud huvi tundmatute lendavate objektide vastu? Et ma tahaksin, Juhan, sind tänada selle teema tõstatamise eest Eesti telemaastikul, sest kindlasti me oleme kõik ju olnud ju salapäevikute fännid ja vaadanud kõiki neid maailmas
toimuvaid protsesse ja nähtusi, mida me ju ei saa kuidagi seletada, aga me ei saa, nagu sa õieti ütlesid, ka eitada, et neid ei ole olemas olnud. Neil ei ole selgelt nii-öelda lahenduste pluss veel jätkata. Kust võiksid tulnukad meie juurde saabuda? Kas Proxima Centaurilt? Võib-olla, kunagi ei tea. Antud juhul hoiatab professor Hawking inimkonda seoses planeediga Gliese 832c. Planeet asub maakerast ligikaudu 16 valgusaasta kaugusel. See ei ole esimene kord, kui Hawking on hoiatanud inimkonda vaenulike tulnukate eest. Aastal 2010 väljendas professor Hawking oma arvamust seoses võimalusega, et inimkond astub maavälise mõistusega ühendusse, läkitades enda kohta signaale kosmosesse. Möödunud aastal seoses pöördelise tähtsusega projekti käivitamisega, mille raames läkitatakse maakeralt lähima miljoni tähe suunas signaale, avaldas professor Hawking järgmist arvamust. Meie signaale lugevad tsivilisatsioonid on tõenäoliselt oma arengus inimkonnast kaugemale jõudnud miljardite aastate võrra. Ja juhul, kui see peaks tõepoolest nii olema, siis on nad meiega võrreldes tohutult võimekamad ja ei arva meist rohkem, kui meie arvame bakteritest. Tulnukad eksisteerivad peaaegu kindlasti, kuid inimkond peaks hoiduma nendega ühendusse astumast. Ühel päeval võib juhtuda, et võtame vastu signaali niisugused planeedilt, nagu seda on Gliese 832c. Kuid me peaksime olema ettevaatlikud saabunud signaalidele vastamisega meist rohkem arenenud eluvormidele. Mõne vanema põlvkonna astronomide arvates on juba siiski vist liiga hilja, kuna me oleme enda kohta signaale maailmaruumi läkitanud aastakümneid. Kõigile vaatamata me ei peaks inimkonna arengutempot aeglustama või seda koguni tagasi pöörama. Küll aga peaksime mõistma reaalseid ohtusid ja püüdma neid kontrolli all hoida. Samal ajal kogu maailma teadlased arendavad hoogsalt edasi oma kosmoseprogramme eesmärgiga selgitada lähikümnenditel välja maavälise intelligentse elu olemasolu. Maakera tipp-poliitikud võistlevad omavahel liidrikoha pärast seoses maavälise elu otsingutega. Hiina prioriteediks on oma võimekuse suurendamine kosmoseuurimisalal ja on selles valdkonnas teistest sammu võrra ees. Hiinlased on ehitanud ja tööle rakendanud maailma suurima raadioteleskoobi antenni läbimõõduga 500 meetrit. Projekt, mis käivitati 28. septembril 2016, võib välja peilida mitmesuguseid kummalisi objekte, mis võimaldavad paremini mõista maailmaruumi päritolu ja kiirendada globaalset jahti. Tohutu efektiivne ja tõhus majanduslik nähtus. Nii et on teada, hävitakse kogu küla, kui ta tõesti ütleb midagi. Meid ümbritseva keskkonna üheks komponendiks on viimastel aastakümnetel muutunud kindlasti ka nähtus, mida ingliskeelse lühendi all teame UFO-na, tõlgituna eesti keelde siis tundmatud lendavad objektid ja mis on üha enam tegelikult kõnetanud väga erinevate riikide kodanikke. Selle teema vastu tuntakse väga-väga suurt huvi ja tänaseks on kogunenud juba nii palju usaldusväärset informatsiooni, et täielikult eitada, öelda, et mitte midagi niisugust pole olemas, ei ole lihtsalt võimalik või ei ole mõistlik. Ja seetõttu me täna siin stuudios jätkame Andres Jaadlaga teemat, mis on siin laual Igor Volke poolt kirjutatud raamatukujul. See on ilmunud käesoleva aasta juunis ja tema pealkirjaks on täiendatud UFO-päevikud. Andres, sa oled ka meie varasemaid saateid vaadanud ja kas me võime öelda, et sul on kunagi mingil põhjusel tekkinud ka teatud huvi nii-öelda tundmatute lendavate objektide vastu?
et ma tahaksin Juhan sind tänada selle teema tõstatamise eest Eesti telemaastikul, sest kindlasti me oleme kõik ju olnud ju salapäevikute fännid ja nii-öelda vaadanud kõiki neid maailmas toimuvaid protsesse ja nähtusi, mida me ju ei saa kuidagi seletada, aga me ei saa, nagu sa õieti ütlesid, ka eitada, et neid ei ole olemas olnud. Neil ei ole selgelt nii-öelda lahendust ja pluss veel on teatav selline valitsuste tasandi nii-öelda sügav salastatus nende ümber ja see tekitab veelgi huvi selle teema vastu, aga kahtlemata ma siin ka kõigile televaatajatele siis teeksin Igori raamatule reklaami, ma ei tea, kas tohib televisioonis. No ikka raamat on laua peal ja ma palun sinul natuke ka sellest raamatust rääkida. Et ta on väga mõnus nii-öelda saatekülaline sul läbi kogu nende saadete sul olnud ja väga argumenteeritult ja tegelikult ka pragmaatiliselt nagu lahti rääkinud, et teinekord see UFO teemaga minnakse ka sinna väga müstikasse ja hakatakse sellist nagu hämarat juttu teinekord ajama ja Igor Volke on küll nagu näidanud ennast läbi aastate sellise võib-olla alguses